Tere, tere! No nii! Tere hommikust! Kinnisvarajuttude podcast on ajaloos teist korda siin investeerimisfestivalil. Täna siis eelmine aasta. Esimene küsimus, kes olid eelmine aasta siin ja kes kuulasid meid ka siin? Okei, kui mäletate, siis meil oli 2 naisterahvast. Nüüd meil on 1 naisterahvas abis. Järgmine aasta oleme 2 oleme 2, jah. Nii et korraldajad. Korraldajatele väike märkus siis. Pange kõrva taha. Aga mina teiega olen selles suhtes 3. korda mikrofonide taga, nii et ma tunnen ka ennast natuke nagu kinnisvarajutud tiimi osana vaikselt juba. No võt, võib-olla tuleb 4.-5. kord ka ja siis saad alaliseks liikmeks. No, täna on 1 jama ainult on see, et me oleme Siimuga harjunud nagu saateid läbi viima ja küsima küsimusi, aga kuna meiega laval on rase naine täna ja meil on Siimuga kodus mõlemal 3 last, siis me oleme õppinud seda, et rasedate naistega vaielda ei tohi. Ja ma lükkan slaidid ka peale, ma ei tea, kust ekraanilt neid näeb. Aha. Ehk siis, mida Algis tahtis öelda, siis täna on, kuna me räägime flippimisest, siis kogu see tegevus on meil ära flippinud, ehk siis tavaliselt meie küsime ja külaline vastab meil podcastis ja täna on siis Anni küsib ja nüüd ta pole nõus, et tema tahab küsida. Ma ei ole nõus jah, sest et ma olen 2 korda teile juba kõik oma saladused ära rääkinud ja ma ei olnud kursis, et teie ka tegelete flippimisega. Me oleme salaflipparid. Kui ma nägin seda investeerimisfestivali kava, et Algis ja Siim hakkavad rääkima flippimisest, siis ma olin nagu, wow. Mõtlesid, et mida need teavad? Millest te räägite, nii et hakkame pihta. Enne, ma tahan ikkagi publiku ka soojaks teha, et kes on kuulanud vähemalt 1 kinnisvarajuttude episoodi? Käsi püsti. No need. Kodupublik. Kes ei ole mitte kunagi kinnisvarajuttude podcastist mitte midagi kuulnud? Saate kuulma. Kes on Anni blogi Sendid miljoniks jälgija? Kas siis Instagramis või on sul veel kirjalik blogi ka? Anni jälgijaid on rohkem kui mul tuleb, aga seda progetakse veel aasta aega, nii et mingi hetk tuleb tagasi. Tõstke uuesti käed, kes Annit jälgivad. Väga on, nii äge. Kõik ootavad. Kes on elus teinud 1 investeerimis kinnisvaratehingu, kas siis üürikorter või flippimine või ükskõik midagi sellist? Umbes pooled. Kes ei ole midagi teinud, aga tahaks teha kinnisvaras? Samad käed ju. Mul tundus ka, jah. No publik tundub õige ole. Ja viimane küsimus. Keda kinnisvara absoluutselt ei koti ja ta praegu ei saa aru, kus lavale ta sattus? Vihma eest üks käsi seal tõusis. Meil igal esinemisel on 1 selline must lammas, kellele me alguses näitame ust ja 45 minuti pärast on ta täielikult kinnisvara usku pööratud. Nii ka täna. Väga tore. Meil aeg jookseb, nii et ma tahan oma vastuseid ka ikkagi saada. Vaida Siim, kõigepealt sina, sellepärast, et see Tallinna lähipiirkond, mina tegutsen ainult Tallinnas oma flippidega, aga Tallinna lähipiirkond on minule täiesti võõras maa, nii et ma alustan sinust, et esiteks, kas see on siis flippi business või on üüriäri, mis sa seal teed ja mis sa seal Vaidas siis üldse teed? Esiteks see Vaida Siim on selline tinglik nimi, Vaidas ma ei tegutse, lükkasin seal hinnad üles, 1 üürikorter on, rohkem seal midagi teha ei saa, kuna minust rikkamad ja jõukamad teevad seal asju. Aga üleüldiselt jah, minu niss on Tallinna kuldne ring, nagu ma ise seda nimetan. Lähi siis alevikud, linnad ja ütleme nii, et ma tegutsen diilipõhiselt, et kui leian hea diili, siis vaatan, kas see sobib rohkem üürikorteriks või flipiks. Aga Tallinnas ei ole üldse mitte midagi teinud? Olen natukene teinud, aga Tallinnas ma olen ütleme siis külaline, ehk siis siin on osavamad ja tegijamad nagu sina on ees, et ma ei... Aga selle Tallinna nagu lähiümbrus ja kuidas sa selle avastasid, et kas sa... Ma ise elan. Ma elan Rae vallas Jüris ja... Sellepärast nimetabki kuldseks ringiks, et ise elab seal. Tulge kõik. Nagu see laul ütleb. Aga et Jüri sa siis nagu tead, aga kuidas, et Vaida kohta siis lihtsalt arvasid, et... No Vaida on Jüri eeslinn, kui Tartu poolt tulla. See ongi see Vaida ainus korter, eks ju? Siin ma akendeta maja seal. Jah, et ekraanilt... Ja, näed. Selle korteri, kusjuures, näete, siin on kirjas ka üks nüüd juba kurikuulus investor, poemüüja ostis selle mult ära ja tema saaga sai sealt korterist sai alguse.
et ma vaatan, et slaidil on, et see on ainus korter, kus renoveerimistööd teostas ehitaja, et tavaliselt sa teostad ise need. See ei ole nüüd siis Vaida ainus korter, kus ehitaja on peale lastud, vaid see on minu ainus flipikorter, kus põhimõtteliselt 90% on ehitaja tehtud ja selle ehitajaga järgmisel objektil meie teed läksid lahku, ta jättis mulle kõik oma tööriistad ja kadus ära. Aga selle ta tegi ära, jah. Okay. Sealt saigi Siimu ehitajakarjäär algust. Sealt sain ma tööriistad ja hakkasin ise tegema. Siin slaidile, järgmisele slaidile, kui sa tegelikult vaatad sinna suurele ekraanile, siis sealt on ka näha, et järgmisele slaidile ma olen pannud siis selle võrdluse, et kuidas ta enne välja nägi ja kuidas siis pärast remonti, et sina teed selliseid nagu kiireid lahendusi, et ma vaatan välisuks sama, koridor vist sama, et vannituba pilti ilmselt seal ei ole, vannitubas ma ei teinud midagi. On, et tegelikult tegid küll, pesid plaadid puhtaks, et selle vist tegi mu abikaasa, kes siin esimeses reas istub. Aga väga hästi pestud selles suhtes, ja siin ka kõigile nendele üüriinvestoritele ka vihje, et kui vannitoa remonti teha, et siis väiksed plaadid pole kunagi hea variant, sest seal esimesel pildil on ka näha, et kuidas need vuugivahed lähevad ikka väga mustaks, et kui sa ise pead neid üürikorterid pärast puhastama, siis mida suurem plaat, seda parem. Ja üks nõuanne veel siis, nagu näete, seal vannitoas on pandud kunagi sellised peeglist plaadid, et see ei ole ka kõige parem mõte. Tundub nagu natuke selline pornourgas tundus olevat see vannitoa. Okay. Selle järgi ostsidki? No muidugi. No võtta ka Algise korterid on hoopis teise väljanägemisega siis, või tundub, et sul on natuke ma võin nüüd minna. Et sinu juurde me tuleme veel tagasi, aga tundub, et Algisel on natukene teist tüüpi stiil. Et Algis, kas sina, ma saan aru, ei ole ka ainult Tallinnas oma tegemistega? Jaa, meil on põhiliselt oleme Tallinnas, aga see parempoolne vannitoa pilt on Pärnu korteri vannituba on see, et meil on, me oleme jah Tallinnas põhiliselt teinud, vahepeal läksime Pärnusse ka, taust on lihtsalt see, et äripartner on Pärnus koolis käinud, tal on naine sealt, ta tunneb Pärnut väga hästi ja Pärnu pakkus vahepeal päris häid võimalusi ja nüüd pakub jälle. Aga et siis me ühe korteri siin ostsime, kurioosne muidugi on see, et see flip ei õnnestunud meil Pärnus, et me võtsime seal bullet laenu ja tegime ära ja panime müüki, aga keegi ei tahtnud osta. Et meil sattus sinna eelmise aasta teise poolde, sattus see müügiaeg ja siis, aga selles mõttes oli ta õnnestunud tehing, et me refinantseerisime selle laenu ära ja ta on meil praegu pikaajalisel üüril. Okei, kas see bullet laen on siis see, et nii intressid kui laenu põhiosa lähevad kõik lõpus? Jah, täis bullet, jah. Okei, ja teie rahastasite seda pangalaenuga või kuidagi erainvestorite? Meil on, siiamaani oleme kogu aeg erainvestoritega teinud, nii et seal oligi jah see, et meil septembris eelmine aasta siis sai see laenu tähtaeg täis ja siis võtsime lihtsalt pangast pakkumised ja kuna tingimused olid päris head, üllatavalt head, siis otsustasime, et jätame alles. Ma siin segan vahele, Algis lihtsalt ei tea, et flippimise üks üsna oluline nüanss on see, et korteri peab ära ka müüma lõpuks. Ei, tegelikult praegu ma olen rahul sellega, et ta meil alles jäi. Nii et seda sa räägid siin diivanil praegu. Tegelikult on head müüdud ja saanud. Aga selles mõttes, et lihtsalt numbrid ei mänginud siis välja, et ei olnud enam piisavalt ruumi, et seda hinda nii alla lasta, et oleks atraktiivne? Lihtsalt, oleks olnud küll ruumi tulla veel, aga me lihtsalt siis juba vaatasime, et kuna tegelikult see kasu, mis nagu rahavooliselt või nii-öelda bilansi mõttes jääb raamatupidamisse on nagu päris suur, et siis tundus nagu mõttekam lihtsalt praegu alles jätta ja mingi hetk võib-olla paari aasta pärast uuesti siis proovida. Te võtate üsna selliseid julgeid projekte, et mina ei ole ahjuga korterit julgenud remontida ja et puumajad. Sellega on jah niimoodi, et me Tallinnas ka alguses tegime, võtsime ka puumaju, aga Pärnus lihtsalt on neid palju, aga tegelikult väga, kes ei ole flippimisega tegelenud, ma ei soovita puumajja väga ronida, et seal neid üllatusi tuleb päris palju, et enne kui olid need slaidid, kus oli see vannituba ja siis see köök on ja see roheline köök oli Tallinnas Koidu tänaval 17-ruudune korter ja seal oli nii, et me ostsime selle ära ja siis kui selgus, et me pidime, rotid olid alust põrand ära närinud, kõik tuli betoon valada ja ühesõnaga see remont läks oluliselt kallimaks, ühistu ei lubanud meil, ei olnud nõus seal elektrivõimsust suurendama, siis me pidime ostma seal seda juurde, see oli üle 1000 euro lisakulu ja neid üllatusi puumajadest tuleb nagu igasuguseid päris palju, nii et selles mõttes, kes plaanib alustada, siis minge kindla peale ja turvalist teed ja võtke kuskile paneelmajja või mingi... Näiteks Vaidas?
aga selles mõttes, et te teete ikkagi väga põhjaliku remondi, et ta ongi kõik torudest elektrijuhtmeteni, kõik. Me mängime sinuga samas liivakastis, jah. Et kuna meie ise ei tee, et meil nii palju vaba aega ei ole kui Siimul, et ise ehitamas käia, et meil on üks äripartneri äia ehitusfirma, mida me kasutame ja nemad teevad ikkagi nii-öelda, me teeme ikkagi jah, kõik otsast lõpuni ära, mis on vaja. Meie mugavusflippe ei tee, me teeme ikkagi nagu teeme inetust pardipoest, teeme ikka sellise ilus asja. Algise flippimine on totaalne onupoja poliitika, ma saan aru. Äiad, ämmad, kõik on kaasatud. Jah, kõik on kaasatud, aga ja sellepärast võib-olla meie flippimise tempo ei ole ka väga suur, et lihtsalt see ehitusettevõte on tihtipeale hõivatud ja siis me peame järjekorras olema, siis ei saa võib-olla sellise mahuga teha, nagu tahaks teinekord isegi. Aga need disainid on ka teil väga ilusad, et kas ise mõtled välja või perekonnatöösse raketanud või? Siin läheb au ja kiitus äripartnerile ja tema elukaaslasele, et nemad vastutavad selle poole eest, jah. Mina ise väga palju objektidele ei satu, meil on niimoodi ära jaotatud, et mina siis, nüüd on ka juba Ken tegeleb objektide otsimisega ka, et mul on tööd on hästi palju, aga mina siis aitan rahastamise poolega, tema viib selle projekti ellu ja mina siis müün ära. Pärnus ei müünud, mina sellepärast jäigi müümata. No vot, siin ongi nagu see küsimuse koht, et sa ütlesid, et Siim tegeleb mugavusflipiga, et see on nagu tõlgendamise küsimus, et minu jaoks see, mida sina ja mina teeme, on nagu mugavusflip, sest me väga tihti korterisse ei satu, aga Siim on seal 24/7 haamer käes, eks. See on ebamugavusflip. Ebamugavusflip. Me oleme asjadest valesti aru saanud. Ja me ikka selle esialgse juurde, ma arvan. Aga tuleme siis Siimu juurde korra tagasi, et mul slaidid küll jooksid siin vist korraks kokku, aga... Nii ilus korter lihtsalt, et sealt ei taha slaidi. Mugavusflipi juures lihtsalt, kes teab, mis on mugavusflip üldse? Mugavusflip tähendab seda täpselt see, et Siim või Kairit pesevad vannitoa puhtaks, vahetavad mööbli ära ja võib-olla värvivad ühe seinaga üle ja lükkavad kallima hinnaga müüki. Et see on mugavalt, kiirelt. Ostad, teed mõned pisiasjad ja lükkad uuesti müüki. Aga ma tahtsin Siimult küsida, et mitu flippi sa siis niimoodi ära oled teinud? No ma olen ise loen, nagu seal kirjas ka praegu, ma näen, sai slaidid tööle, 5 flippi, mul on tegelikult 2 tükki rohkem tehtud, selles mõttes, et alustatud flipina, aga jõudnud siis üüriportfelli lõpuks erinevatel põhjustel. Et ei saanud samamoodi müüdud nagu enne Tegasega. Ei, tegelikult jah, üks oli siis, kus, nagu me kogu aeg podcastis räägime, et raha tehakse ostes, siis ostsime nii-öelda koos ühe äripartneriga õhetavate põskedega ostsime ühe korteri ja saime poole pealt aru, et ostsime vale hinnaga. Liiga palju õhetasid need põsed. Liiga palju õhetasid, jah. Ja see esimene, mul on seal Tallinn ka kirjas, ma olen ühe flipi Tallinnas teinud, aga see flip oli selline, et ma ostsin korteri Kotka tänavale, siis hakkasin tapeeti maha tõmbama, tõmbasin ühe nurga, see jäi niimoodi rippuma, tegin uued pildid ja müüsin edasi. Et tegin korteri reaalselt kehvemaks nagu. Kas see oli see aeg, kus need hinnad ise... See oli see aeg, jah. Ehk siis seda ma olen umbes 12 korda kahetsenud, et ma seda korterit lõpuni ei viinud, pluss siis endale ei jätnud, et... Sellel ajal meie ka tegime teatud kortereid ja siis vaatasime ka, et oleks tegelikult võib-olla isegi sama tulu teeninud, kui oleks lihtsalt jätnud seisma ja 4 kuu pärast maha müünud, aga mis see oli siis 4 aastat tagasi või 3 aastat tagasi, kui see väga hea aeg oli? Ehk siis, kes flippimise peale mõtleb, siis kui on selline stabiilselt tõusev turg, siis on kõige mõnusam teha, et turg aitab kaasa, ei pea kiirustama nii-öelda renoveerimisega. On mul õigus, Anni, sina ju teed suures mahus, et... Jaa, selles suhtes ega praegu ka ei ole pidanud kiirustama, et see turg nagu lihtsalt ei liigu kuhugi suunas, et sa võid ju kiirustada seda valmis teha, aga keegi ei osta, et no siis nüüd on juba paremad. Natuke enam parem, jah. Aga Siim, siin oli üks huvitav korter, see on laagrikorter ja sa ütlesid selle kohta, et see on topeltflip. Mida see tähendab? See on ainulaadne tehing Eestis, ma arvan. Ma arvan, et see on Eesti esimene topeltflip, saab olema, ma ei ole seda veel päris lõpuni viinud, aga see vasakpoolne pilt on siis olukorras, kui ma ta esimest korda ostsin. See korter on tegelikult värskelt renoveeritud, staging on muidugi tasemel, tipptasemel. Apelsinid laual? Just. Ei, see parempoolne, see on juba minu pilt. Alumine on see, kui mina ostsin. See on üks apelsin. See on üks apelsin, jah. Mis seal on? Ühesõnaga, seal midagi oli, jah. Selle ma sain ära. Ja sa tegid paremaks, et panid 10 apelsin. See on laagris selline 16-ruudune minikorter, see on täpselt identne maja selle Vaida majaga, mis eelnevalt läbi käis. Ja ma panin sinna uue köögi ja panin uue mööbli, kardinad,
vist tegin mingi värviparandusi ka, aga see oli mingi 2 nädala töö umbes. Ja müüsin edasi 8000 hindamisaktist kõrgemalt, ehk siis umbes 10 000 kõrgemalt, kui ma ta ostsin. Eelmise aasta lõpus oli see? See oli eelmise aasta lõpp. Ja nüüd järsku avastasin, see oli nüüd umbes 6 või 3 nädalat tagasi, avastasin, et seesama korter, seesama inimene, kellel ma müüsin, pani ta uuesti müüki läbi maakleri. Mul tulevad need koputajad sisse ja siis esimene kord oli, ära veel edasi pane, see on hoopis midagi muud. Ühesõnaga, enam-vähem sama hinnaga, millega mina müüsin, pandi alguses müüki, ma ütlesin, okei, inimene tahab kolida, sai aru, et 16 ruutu võib-olla ei ole see koht, kus tahab elada väga pikalt. Ja siis kuskil nädalaga või vähem isegi tõmmati hinda veel mingi 4-5 tuhat alla. Ja siis mul juba tekkis huvi, et mis värk on, et kas ta on selle korteri nii ära retsinud või mis seal toimub. Siis ma läksin vaatama. Nii palju varjatud puudus oli. Jah. Ja ära seda sõna siin ütle praegu. Ühesõnaga ma läksin vaatama ja esimene või oli teine lause, mis maakler mulle ütles, kui ma uksest sisse sain, ütles, et omanikul on nii kiire, et tehke ükskõik mis pakkumine. Ja siis ma pakkusin. Ja lõpuks ma sain selle korteri uuesti ostetud täpselt sama hinnaga, kui ma alguses esimene korter ostsin. Eks ma olen 2 korda ühe korteri ostnud sama hinnaga nüüd. Ja nüüd on vaja natukene... Nad on häid maaklereid, said hea diili. No on. Häid maaklerid on, kes oskavad ikkagi ostjale kõik laua ära katta. Ja mis sul nüüd plaanis selle korteriga on? No ma seal toimetan natukene. 10 000 otsa ja... Jah, natukene värviparandusi. Nüüd on nagu lihtsam, kuna köök on juba olemas. Minu enda pandud. Ta hakkas nüüd suuremat remonti tegema kui enne. Nüüd ma hakkasin köögi taga seina, hakkasin plaatima ja teen nagu natukene, muidu on piinlik. Süda ei julge küsida samasugust summat uuesti. Nii et varsti läheb müüki, kes tahab osta. Hea investeerimiskorter. Ja Siim on nõus tagasi ostma tulevikus. Osta, aga pane tagasi või kuidas see käib? Okei, nii et sinul on pigem isegi sellel vaiksel turul on kogemus selline, et saab toimetada küll ja et mina olen oma korrektuure pidanud tegema, et kui varasemalt mul oli oma kindel meeskond, kes oligi mul palgaline, siis see, et kinnisvaraturg muutus nagu vaiksemaks ja rahulikumaks, tingis ikkagi selle, et oma nagu palgalise meeskonna ma pidin ikkagi siis neil minna laskma ja hakkama nagu töid sisse ostma, sest et kunagi ei teadnud, millal järgmine objekt tuleb või millal järgmine korter saab müüdud. Ehk siis see pinge, et ma pean oma meeskonnale kogu aeg tööd pakkuma, lihtsalt antud hetkel enam ei tasunud ära. Kas sina oled ka oma tegevuses pidanud midagi muutma või sul on algusest peale see ise tegemine olnud? Mul on oma meeskonda juba raske lahti lasta, et pean endale kinga andma. Mis see küsimus oli? Et me nüüd räägime sinu motost. Jah. No põhimõtteliselt, nagu seal kirjas on, mina tahan 99% ise teha. Kui sina ja Algis, teie otsite, ütleme otse välja, et pommiaugud või peldikud või kuidas me neid nimetame. On mul õigus? Mida koledam korter... Mida halvem, jah, seda parem. Aga minul on mingid asjad, mida ma otsin korteris. Ma ei taha teha vannituba. Et isegi kui see pornourgas on, et siis las ta olla. Et üritan leida korteri, kus vannituba on enam-vähem okei ja ma pean tegema selliseid töid, mida ma oskan. Ehk siis ma ei ole ehitaja. Sellepärast ta mugavusflippe teeb. Just, et ma oskan mingeid asju rahuldaval tasemel ja neid ma siis proovin teha. Ehk siis mul on kindel nišš, mida ma otsin ja kindlates asukohtades. See on nii huvitav jah, et nagu flipijatel on nii erinevad suunad, et mina ise näiteks üldse, kui ma näen seda enam-vähem okei korterit, siis ma isegi ei vaata seda edasi, sest et mulle tundub, et sinna saab juba inimene sisse elama minna, et mida ma seal enam muudan või kuidas ma seda väärtust tõstan, et ma ei oska seda üldse näha. Ma oskangi näha seda 0-100 potentsiaali ainult. Apelsinid järgi pead vaatama. Jah, täpselt. Kui on üks apelsin, siis osta ära. Aga Algis, sina, ma saan aru, sa ütlesid, et me oleme samas tiimis, et mis su roll on? Nojah, selles mõttes meil on niimoodi, et ma aeg-ajalt, ma küll enne ütlesin, ma eriti objektile sattu, ma aeg-ajalt ikkagi tahan käia piilumas seal, et põnev on ju näha seda progressi, aga meil on kogu see protsess on niimoodi, et jah, nagu ma ütlesin, me oleme seda ühte ettevõtet kasutanud, aga just kuna nüüd me näeme seda, et turg pakub võimalust jälle, et me praegu otsime ja kuna Bigbank tuli just flippimislaenuga välja ka, et siis me tegelikult praegu otsime aktiivselt nüüd objekti, mida osta, et meil on tegelikult ühel objektile oli pakkumine olemas juba, aga see läks meil hinna eest ära
et see on see, kui enda raha ei ole, pead turu pealt otsimas käima või kui ehitaja on kinni, et siis tihtipeale need asjad nagu jooksevad nagu errorisse seal ära. Et meil on praegu niimoodi, et me nüüd tegelikult, ma arvan, saame ühel hetkel ka võib-olla teha siis ühe episoodi sellest. Me nüüd tahame katsetada sellist asja, et me ostame flipi korteri ja me võtame kõik tööd hankena sisse. Et me ei võta terve korteri ehitust, ei võta ühelt ettevõttelt, vaid me iga töö osa jaoks teeme eraldi hanke ja siis me vaatame, kuidas see protsess sujub. Sellepärast täna on lihtsalt, me oleme võtnud pakkumisi, mul Ken on käinud mingi 10 ehitusettevõtet läbi. Pakkumised on see mingi, ma ei tea, 1200 € ruut pluss käibemaks, sellega sa ei flipi midagi siin, et see ehitushind on nii kõrge, et siis lihtsalt võtamegi, et torutööd teeb üks ettevõte, et siis nendel ei ole seda nii suurt katet seal võib-olla tervikuna selles mõttes vahelt või kuidagi seda riskitunnet nii suurt, et me proovime selle eksperimendi ära ja siis vaatame, kas see on tulusam meile ja soodsam, kui võtta ühe ettevõtte käest ja kuidas see protsess tervikuna sujub selliselt, et selle saaks nagu edukalt tehtud. No praegu hetkel seda saab ka paremini teha, sest ehitajaid on rohkem vabanenud, kes saavad neid töid vastu võtta ja sa ei pea ootama pooleaastases järjekorras. Et mõni aeg tagasi oli see, et miks ka minul enda meeskond oli, et ehitajaid lihtsalt ei olnudki saada. Et siis see flip olekski veninud aastapikkuseks, mida pikem sul see flipi periood on, seda väiksem on tegelikult flipi tootlus. Et selles mõttes, aga hetkel jah, saab seda proovida, et on erinevad töödepakkujad ja ma arvan, et see tuleb alati odavam kui see, et sul on nii-öelda see üks firma, kellel on kogu kompetents olemas, sellepärast et nad oskavad ka siis hinda küsida kõrgemat. Et selles suhtes väga põnev. Aga räägi natuke seda ka, et sina maaklerina ju puutud kokku hindajatega ja puutud kokku ka klientidega, et nagu sa enne ka ütlesid, et siis tundub, et hakkab paremaks minema. Jaa, selles mõttes mul on praegu hästi palju müügiobjekte. Nüüd läheb see maakleri reklaami jutt peale. Reklaamiminutid, jah. Et mul on hästi palju objekte hetkel ja täiesti erinevaid objekte läbilõige kinnisvaraturust on päris hea, mida müün. Ja aasta algus oli päris tempokas, siis vahepeal 2 kuud seal, ütleme, märts-aprill oli ikkagi, tekkis väike mure juba, et mis seal turuga saab nüüd. Aga nüüd mai, juuni ja praegu ka juuli algus on väga aktiivsed olnud, et eelmine nädal oli 2 notarit ja praegu kliente käib ja kuidagi kliendid on julgemaks muutunud, vahepeal keegi ei julgenud otsustada, et neid nii-öelda shoppajaid oli palju, aga keegi nagu kassasse ei jõudnud kuidagi, ja ma olen suhelnud viimaste nädalate jooksul paari erineva pangaga, nimesid ei nimeta, aga üks pank eile ütles, et nemad näevad, et täiesti normaalne turg on, et pankadel on muidugi tööd hästi palju, et kes tahab laenu minna võtma, siis järjekorrad on mega pikad, sest refinantseerida on nii palju, et ühel pangal oli, klient ütles 16 päeva oli järjekord. Et pankadel läheb väga hästi praegu, aga kui kodulaenu mahtudest rääkida või päringutest, siis üks suur Rootsi pank ütles, et nemad näevad, et tavapärane maht on, mis oli enne Covidit, et täiesti normaalne turg on. Ja siis üks Eesti pank ütles nii, et nemad näevad küll, et see kõige madalam punkt on möödas ja uute kodulaenude päringuid tuleb rohkem sisse kui mõni aeg tagasi. Et selles mõttes nii-öelda pankade poolt signaalid on küll olnud julgustavad siin viimase 6 aja jooksul. Aga Anni, ma küsin sinu käest ka, meil hea sõber Jaago on mulle öelnud nii-öelda kuldse lause, et põhimõtteliselt investor peaks igas turuolukorras turul sees olema ja tehinguid tegema, et mitte kaotada seda nii-öelda touchi, nagu inglise keeles öeldakse, et sina ju flipid ka vaatamata sellele, mis turg teeb, et ja kui mul oli enda meeskond, siis tegelikult sai ka paar nagu kehva otsust tehtud, sellepärast et mul oli vaja neile tööd pakkuda ja üks korter sai nagu läbi või remonditud ja müüdud ja siis oligi, et kiirelt oli vaja nad kuskil edasi saata, sest nemad ju ikka tahavad enda palka ja puhkust ja kõik, et ma ei saa öelda, et kuule, et mul ei ole praegu head objekti osta. Et mingi hetk oli hästi naljakas olukord nende Tallinna paneelmaja korteritega, et ostuhinnad, siis nende koledate korterite ostuhinnad olid suhteliselt kõrgemal, kui nad praegu on, ma ütleks, ja samas Reno hinnad olid väga kõrgel, aga müüa nii kõrge hinnaga enam ei saanud, et ei olnud lihtsalt ostjaid. Ehk siis nagu need numbrid üldse ei tahtnud välja mängida ja paar sellist kehvemat otsust ma ikkagi pidin tegema, ma ei ole ühtegi floppi teinud, aga lihtsalt, et kui sa paned nagu tootluse numbritesse, siis see on nagu küsimus, et kas oleks olnud mõistlik see raha kuskile mujale panna kasvama, et oleks kiiremini kasvanud. Et mina enda flippimise kogemust võtan
võrdlemisi nagu passiivse tegevusena, et see on nagu algiselegi tõenäoliselt selline passiivne investeering, et siis ongi küsimus, et kas see investeerida siis aktsiaturgu või hoida seda kinnisvaras. Aga siiani ma olen hoidnud seda kinnisvaras ja tundub, et mingisugused paremad tehingud äkki on ka lõpuks minu kätte jõudnud. See on selline huvitav eluperiood hetkel käsil, et kui viimase vindini seal kinnisvaraturul möllad, siis et... Sa mõtled siis beebiootust? Yeah. Mul oli niimoodi, et mul üks tütar juba on, et temaga me käisime ikkagi 9. kuu lõpus ka veel käisin aknaid pesemas, et see on, ja noh, ma ju nii aktiivselt ei mölla, et kõik, mis ma teen, ongi see, mis mulle endale meeldib seal teha, et ma teengi seda disaini ja ma tegelengi Flipis ainult nende etappidega, mis mulle meeldib ja ma ei näe nagu põhjust, et ma peaksin sellest puhkama, et ma kuidagi olen väga õnnelikult saanud oma elu üles ehitada nii, et ma reaalselt ei tunne, et ma peaks puhkama enda tööst, et ma teen seda suure kirega. Aga ma arvan, üks point, mis siit võiks täna kaasa võtta need, kes võib-olla mõtlevad flipimise peale, on vähemalt see, mida me ise mõtlesime edasi anda, et see nii-öelda diapasoon on nii lai, et see, mida Anni teeb näiteks, nagu ta ütles, 0-100, see on ainult üks variant. Et minu variant on otsidagi neid korterid, mis Anni kohe edasi scrollib ja leida sealt see lisandväärtus ja enda jaoks siis see kasum sealt vahelt. Siin ongi tegelikult selle slaidi peal üks sinu väga viisakas korter, et kui seda pilti vaadata, siis et siis tegelikult näeb väga, väga kena ju välja, ja siit me saame vastuse ka, et kui küsida, et kas kvaliteet versus hind, siis sinul on vist see nii-öelda kuldne kesktee, nagu sa nimetasid, jah? Jah, ma otsin tegelikult neid ma ei saa öelda, et turu anomaaleid, aga ma otsin neid kohti, kus kas siis omanik või omanikku esindav maakler teeb müügil midagi valesti. Minu hinnangul, kas siis... Siim ise nimetab seda varitsemiseks. Jah, kas siis presenteeritakse korterit valesti ja seetõttu ei saada nagu top hinda, nagu Algis küsib turu pealt. Või siis on omanikul kiire või on mingid muud probleemid, et ma nagu otsin neid võimalusi ja erinevalt sinust, kui sul olid need ehitusbrigaad, keda oli vaja toita, eks, siis minul seda probleemi ei ole, et ma saangi oodata seda sobivat tehingut ja teha mingeid lolle pakkumisi, kus näiteks see sama korter, see on Kehra korter, 2-toaline ja ma sain selle 33-35% alla hinna, millega see portaalis üleval oli, sest kuu või 2 hiljem tuli siis omanik ja ütles, et okei, ma võtan su pakkumise vastu, et mul on aega nagu oodata, et ma lähen kirvega lööma, nagu Algis ütleb, ebaviisakalt kirvega lööma ja siis vahest õnnestub ka nii-öelda tagantjärele mingeid asju saada. Aga kui kaua sa oled nagu nõus ootama, et kui sul nagu see raha seisab seal kontol, sa hoiadki teda lihtsalt seal kontol kuid ja kuid, kuni tuleb hea tehing või kuidas see on? Mitu kuud ei ole veel pidanud ootama, et piisavalt palju kehvasti oma tööd tegevaid maaklerid on turul, kes siis pakuvad mulle neid võimalusi, tundub. Mulle tundub, et sa siis tegutsed ka õiges piirkonnas, sest et teatud piirkonnad, näiteks kui ma räägin Tallinna Mustamäe piirkonnast, siis seal ei ole, maakler võib oma tööd kehvasti teha, aga see konkurents on nii suur, et kui ta teeb seda kehvasti, siis see läheb 5 minutiga ära sealt KV-st. No just, aga kui mina otsin korterid, mida nii-öelda flippija, nagu sina kerid edasi, eks, siin on see Kehra korter, tapeedivahetus, voodi isegi jäi samaks. Ja see oli mu elu parim flip nagu põhimõtteliselt siis kasumi mõttes. Kas sa võid öelda ka numbreid või tootlust? Ostuhind 26 000, sisse läks mingi 2 või 3 vist ja müüdud sai 40-ga. Täiesti lõpp. Mis asja ma tõmblen? Aga see oli mu üks esimesi ehitusi, katsetusi. Mul üks ostuhuviline käis, kes oli ehitaja ja hakkas mingi näpuga mingit nurkadest. No siin... Siis ma mõtlesin kohe, et sellele mehele ma kindlasti müün. Siimu mõttele sekundeerides lihtsalt ka, et kindlasti siin saalis on ka erineva tasemega flipijaid, et eks see ongi erinev, et väga palju neid flipijaid, kes... Vaata, Algis, ma kuulsad apelsin. Need on samad apelsin läbi aastat. Kas see palmiga sein oli see, kus oli rusikauk oli seinas? See oli selles teises toas, eelmises flipis. Seal oli, kui sa saad tagasi panna korra. Vot seal on 2 postrit on seina peal ja seal need postrid olid pandud sellepärast, seal oli rusikaga augud sisse löödud kipseina. See mees oli vannabi boksija, tundub, sest tal oli boksikott oli ka elutoas keset lage.
ja palmi fänn, et igas toas väike palmi. Kui reisile minna ei saa, siis paned palmi tuppa. Ja selle korteriga oli väike huvitav fakt ka, et see inimene, kellele ma müüsin ta pärast, see läks seal majas, läks ühistusse ja me suhtlesime, või siiamaani suhtleme tegelikult hästi tihti, nüüd ta müüs selle korteri omakorda veel kasumiga maha. Aga seal oli niimoodi, et see oli olnud, kuidas ma ütlen siis, narkodiiler, see inimene, kellelt mina ostsin ja seal veel, kui mina olin korteri ära müünud, siis kuskil aasta aega käidi akna taga koputamas, et kuule, kas sul on midagi müüa? Aga sellega seoses, et kui sa nagu neid kortereid edasi müüd, et kas sul seda varjatud puuduste asja ei tule, et kui sa selliseid remonte teed, kus sa ei vaheta elektrijuhtmeid, torusid, mitte midagi, et kas sa nagu loetled need siis seal lepingus üles? Ma pigem ikkagi vaatan korterit, seal on tegelikult elektrijuhtmed vahetatud. Et need ei ole nagu nõukaaegsed juhtud. Ma vaatan neid ka, elektrit ma ise ei vaheta, vähemalt selles mahus, et kõik ära vahetada, aga ma pigem, ma ei tea, kas ma olengi ostnud vanade nende alumiiniumjuhetega, aga ikka kardan, see varjatud puuduste teema on ju väga kuum praegu ja eks siis tuleb tegeleda, kui need asjad tulevad. Aga kas sa oled pidanud midagi käima ise? Ei ole pidanud? Õnneks tui seni ei ole pidanud, jah. Ma küsin Anni sinu käest, ma enne hakkasin seda mõtet veeretama, et mis see, kui sina flipi objekti otsid, ma saan aru, sa vahepeal tegid otsused ostmise pärast, et ehitajatel tööd pakkuda, aga kui sa ikkagi, kui me lähtume sellest, et kui sa mõtled oma kõige edukamate flipide peale, et mis su Excel peab ütlema, et mis see protsendi kasumimäär on, mida sa otsima lähed, on see 5%, 10, 15, oled sa kuidagi enda jaoks niimoodi mingi verstapost ette pannud? No 15 ta võiks olla selles suhtes, et alati läheb üle eelarve, alati tuleb allahindlust teha, et ma ikkagi tahaks, et see tootlus, flipi puhul on väga raske tootlust ka arvestada selles suhtes, et kui sa tahad aasta tootlust arvestada, see peaks tähendama, et kui sa teed korteri 4 kuuga, sa peaks seda sama raha suutma keerutada 3 korda, et see aasta tootlus oleks nagu õige, eks ju. Et aga kui me räägime nii-öelda sellest fiktiivsest tootlusest, mida ma arvestan, siis ta võiks üle indeksi ikkagi tulla, et muidu ei ole nagu pointi seal seda teha ja tegelikult, kui ma teen ka koos teiste investoritega neid flippe, siis nende tootluse ootus on ka kõrgem kui see nii-öelda indeks, sest et indeks on ju neile turvaline, et see peaks olema mingi märkimisväärsem summa seal. Ehk siis ma ikkagi vaatan ja üritan leida selle hea diili. Sellepärast lihtsalt julgustaks inimesi, kes mõtlevad, et kas hakata flippima või mitte niisama, vaid kinnisvara flippima, et kui on meie esimene flip oleks peaaegu ebaõnnestunud, oleks peaaegu flop tulnud, Covid tuli peale ja meil seal 15 000 kasumist jäi alles vist 1900, et aga see oli kogemus ja me saime sealt selle kindluse kätte, et kuidas teha, mida teinekord paremini teha, et mul eile oli ka siin vestlus ühe inimesega. Algis on jälle kõik asjad juhtuvad eile, täiesti müstiline. Eile ja oligi, suhtlesin inimesega, ta mingi hetk tagasi võttis konsultatsiooni ja tal nüüd on see flip on lõpuni kohe, läks korter müüki ja siis ta seal ütles mulle, et ma ikka ei tea, et ma kutsusin saatesse, et tule siis jaga oma lugudest, et äkki tuleb ikka flop ja et ma ei tea ja et mul umbes elutehing, et nagu nüüd see määrab ära, kas ma hakkan kinnisvaraga tegelema või ei hakka ja siis ma ütlesin ka, et isegi kui sealt tuleb mingi flop, väike flop tuleb, et siis et see on kooliraha, et sellepärast ei pea kohe püssi põõsasse viskama, et kõik kinnisvaratehingud ei saa alati õnnestuda, aga seda me oleme Siimuga hästi palju saadetes rõhutanud, et flippimise puhul raha tehakse ostes. Et küsimus ei ole selles, kas sa paned remondi peale, meie siin vaatame 600 € ruut pluss käibemaks või et vaatame, kas saame 30 000 hakkama ja siin teeb 12-ga, et küsimus ongi selles, et remondi pealt ei teenita seda raha, et hoian kokku siit natukene, vaid ostes tegelikult teenitakse raha. Nii et, no oleneb korterist ka, selles suhtes, et mina tegin ühe suure korteri, kus ma arvasin, et remont läheb 70 000, läks topelt, et oleks tegelikult remondiga ka raha teinud sellest. Mitte raha teinud, aga raha säästnud. Aga selles mõttes algis, et sa oled väga ägedalt öelnud, et sa ei ole võib-olla kõige parem flippija, sest sa panustad liiga palju, et te olete võtnud siis, miks te olete võtnud selle suuna, et te teete selle maksimumkvaliteedi? Me teeme nagu enda jaoks või kuidagi, meil on nagu see lähtepunkt alati olnud, et kuna meil on nagu tegelikult üürihaldus meie põhiteenus ja me tahame pakkuda kvaliteetset teenust, et siis me tahame seda laiendada ükskõik, mida me teeme, et sellega oleks kvaliteedimärk oleks kaasas ja mõte on selles, et kui ma kuskil ostjaga Selveris kokku jooksen, et siis ma ei peaks teise leti taha peitu minema, et kuskil midagi kehvasti sai tehtud, et sellepärast võib-olla jah, me ei ole kõige paremad flippijad, et me ei ürita iga nurga pealt kokku hoida, aga me üritame teha hästi kvaliteetselt
sellise korteri, mida ma ise ka ostaks. Ma sellepärast Kehras teengi, et seal Selverit ei ole. Ma olen sama põhimõttega, et tahaks teha võimalikult kvaliteetselt, aga ikkagi mul on pärast müüki tulnud välja mingisuguseid äpardusi, mida me oleme pidanud minema parandama ja kui sa pead pärast minema parandama iseenda raha eest, siis see jällegi sööb tootlust, sellepärast ma olen ka tahtnud nüüd võtta nagu näiteks torumehi, kes pakuvad garantiid, et kui midagi juhtub, ta läheb ja teeb selle oma raha eest ära. Et kas sinul on olnud varjatud puudustega mingisuguseid? Ei ole õnneks siia. Aga mingid garantiiremonte, et kõik on pidanud, mis te olete teinud? Ma ei tea, kas on asi selles, et inimesed ei ole osanud küsida või, sest kui juriidilise isikuna müüd, et siis tuleb see garantii kaasa, aga... Algis, kumb see nagu flipitud korter? See vasakpoolne on pärast, et see on huvitav korter. Ma ei tea, kas Reelika on siin saalis ka, üks kinnisvaramaakler, kes meile müüs, et väga tore tehing oli meil seal ja see ongi see korter, kus rotid olid päranda ära närinud ja sealt tuli neid asju välja, et aga seal oli see lugu, et meil see korter valmis, mõtlesin, et paneme pikaajalisele üürile, mul oli juba üürnik leitud, see oli 17-ruudune korter, 450 euriga oleks läinud välja ja siis mul äripartner helistab, küsib, et kuule, millal sa korteris käisid viimati, ma ütlesin, et mingi 5 päeva tagasi, siis ta okei, et kõik ujub ja et kohe pärast remonti ülemine naaber ujutas meid ära ja me pidime sisuliselt remondi uuesti tegema. Aga teil oli kindlustus või? Meil oli kindlustus ja meil oli üürikindlustus nagu saamata jäänud üüritulu kaitse ka, aga mul ei olnud üürilepingul allkirju all veel. Ehk me tegelikult ei saanud seda üüritulu ja siis me tegime ta uuesti valmis ja siis me panime ta Airbnb-sse hoopis, tegime suvega mingi 9000 eurot sellega, see on Koidu tänaval on ju, ja siis, et päris hea suvi oli ja siis müüsime maha, et me tegelikult selle Airbnb-ga võtsime sealt nagu suurendasime seda flipi kasumit. Aga see on ka nagu crazy flip, mis te tegite selles suhtes, et kui ma lihtsalt vaatan, et siin on kööki tehtud vannituba ja see järgmisel slaidil on see puumaja, kus see korter asus, täiesti pöörane. Mina ei, et ikkagi julgus, et nagu... See vannituba oli niimoodi, et ma ei ole väga väike mees, et minul sinna dušikabiini minna ja sealt välja tulla oli huvitav. Aga oota, kas käisid sa seal tihti? Ei, ma pesemist ei teinud, aga ma ikka proovisin nagu, et kas mina mahun sinna ära. Aga kas te flipi korteritesse panete ka pesumasinad sisse või ma vaatan, siin on? Ja me oleme teinud välja arvatud üks flip, me oleme alati mööbli sisse pannud koos tehnikaga, et ainukene üks flip, mis oli Vilde teel, seal me müüsime ainult köögiga, et muud mööblit ei pannud. Raha sai otsa lihtsalt. Ja meil saab aeg praegu otsa, ma vaatan. Tegelikult, jah. Saame publiku küsimused. Hea, ma saan aru, et väärtusinvestoritel on osta ja hajuta taktika, teil on siis nagu osta ja paranda taktika, jah? Aga nagu mina sellest asjast aru sain, see tegelikult nagu eeldab sellist head networki omamist, et sul on vaja laenuandjaid, sul on vaja maaklereid, kes ette söödavad diile ja pärast maha müüvad ja sul on vaja ehitajaid. Ja kõige parem, kui sa oled need kõik ühes isikus. Ma just mõtlesin, et ja ise saaks tegelikult nagu passiivne olla, et las nad tegutsevad, et astuks nagu kõrvale. Kui sa ise oled kõik ühes isikus, siis passiivsest juttu ei ole muidugi. Ja vot see kahtlus mul ka tekkis. Aga võib-olla see küsimus, et räägime rahast ka natukene, et siin üks niisugune 22 000 40 000 ehk siis 18 000 tuli välja, et mis suurusjärgus eurodes need ühe korteri kohta teie kogemusel need tasuvused on olnud? Praegusel hetkel, kui me räägime kahetoalisest korterist, kui mina enda kogemusest Tallinna kahetoalisest korterist räägin, siis see on circa 12 000. Kui ma alustasin, siis me tegime mõnikord isegi 40 000, aga praegu on turg teine. Minu kõige kehvem flip, mis on müüdud saanud puhtalt kasuminumbrite mõttes jäi kuskil 6000 euro juurde. See oli see Vaida korter, kus ma ainsana ehitajat kasutasin, ehk siis äkki kasutage ehitajat, tehke ise. Ja siis see Kehra oma oligi mingi 12-13 000. Ehk siis minul on seal vahemikus olnud. No me rihime sinna 10-20 vahele neid, et mõnikord õnnestub, mõnikord mitte. Küsimus workshopist, et millised on teie kogemused varjatud puudustega, et ma saan aru, et see kinnisvara investeerimine on selline valdkond, kus lugusid tuleb nagu varukast, et varjatud puudused, et millised põnevad juhtumused sellega seoses?
Mina varjatud puuduste pärast nii palju ei põe, kui ma korterit ostan, et kõige suurem varjatud puudus nendest paneelmajadest saabki olla siis kehvad naabrid või mitte toimiv ühistu ja selle ma proovin ikkagi enne välja selgitada enne ostu, aga ma just muretsen nende enda poolt pärast müüki tekkivate puuduste pärast ja neid ikkagi on olnud, sest mul on flipitud 30 korterit ja alati ma ei ole saanud oma tiimi kasutada, kui on uue tiimi kasutamine, siis tihtipeale see ehituskvaliteet ei ole olnud võib-olla see, mis ta oleks võinud olla. Et ütleme 3 juhul olen ma pidanud pärast minema sellist remonti teostama. Mina, kuna ma ei ole professionaalne ehitaja, siis minu puudused kõik ei ole varjatud või ükski ei ole varjatud, kõik on avalikud, et pärast ei ole midagi öelda. See oli nali naljaks, aga ei ole seni õnneks kogemusi olnud, et keegi oleks tagantjärele tulnud midagi protsessima. Ja meie puhul see on ka võib-olla üks põhjus, miks me seda äripartneri äia ettevõtet kasutame, et me ise tahame olla kindlad selles kvaliteedis, mida me pakume, et siis saame rahulikult öösel magada ja sama nagu Anni ütles, et kuna me ostame reeglina neid peldikuid, siis see üks suur puudus ongi enamuse jaoks, nii et meid see väga ei mõrenda. Kui kaugele selle sisustamisega tasub minna nagu, et panete siin palmi seina peale ja siis tuleb see potentsiaalne ostja ja ütleb, et selle õuduse ma võtan esimesena maha ja te olete siia tonni alla pannud, või tasuks hoopis valge karp kätte anda või inimesed on mugavad ja nad ikkagi tahavad seda sisustust või mis see reaalelu on? No kui sa tahad seda palmitapeeti seinale panna, siis pigem anna valge karp, et siis pole sisustus võib-olla sinu teema, aga kui osata sisustada, siis tasub ära, et siis on palju neid, kes ise ei taha sellega tegeleda ja nad saavad pangalaenu sisse panna kõik asjad, mis seal korteris on tegelikult, et see kõlab küll nagu, et kuidas, et hindamisakt võtab ju ainult kinnist mööblit, aga minul kogemus siiamaani näitab, et ma olen ikkagi saanud selle hinna kätte ka hindamisaktiga, mis ma olen soovinud saada ostjalt. Ja minu strateegia puhul see staging ja siis see mööbel sees ja see maksimaalne lahendus, see ongi see põhjus või see asi, mis nagu seda väärtust või väärtus on võib-olla halb sõna, aga hinda nagu lõpus kasvatab. Ja mina olen tähele pannud seda, et nii flipikorterid müües kui maaklerina klientide korterid müües ikkagi, kui korter on tühi ilma mööblita, siis inimesel ei teki seda emotsiooni, ettekujutust, kuidas tema seal elaks, et mööbel lihtsalt tekitab selle kodutunde sinna sisse ja selle võrra lihtsam müüa. Apelsinid ja kardinad annavad kõige rohkem juurde. Nii väga hea, pakend on oluline, võtame publikust. Lähemale. Kuna meil lindistatakse, siis ma kordan su küsimust, et kui see... kuidas siis üle hindamisakti saaks müüa korterit lisaks nendele apelsinidele, see kordus, et teie nipid on selle... Küsimus oli, paluti nippe, et kuidas müüa korterit hindamisakti väärtusest kallimalt. Lisaks apelsinidele, jah. Tuleb leida õige ostja, ega siin muud ei olegi, et nagu Algis ütles või nagu meil eelnevalt jutust ka läbi tuli, et flippimise puhul sul on vaja leida see üks õige inimene, kellel see emotsioon sinna korterisse astudes on täpselt selline, et seda korterit ma tahan, et mul täpselt selle laagri flipiga, mis läks 8000 üle hindamisakti, oligi nii, et inimene tuli sinna sisse, esimene küsimus oli, et mitu vaatajat teil veel tuleb, et ma nii tahan seda, et ärge rohkem kellelegi näidake, et ma lähen kohe panka, et see üks inimene tuleb üles leida. Ja omalt poolt ma veel lisaks, et tegelikult on Eestis üllatavalt palju ka inimesi, kes ostavad ilma pangata, et ostavadki enda raha eest välja ja neil ei olegi seda hindamisakti vaja, et siis saab ka... Jah, sellel ostjal peab olema muidugi finantsvõimekus siis natukene seda oma finantseeringut peale maksta, kuna pank ju võtab hindamisakti järgi selle. Jah. Korraks tagasi tulles selle varjatud puuduste küsimuse juurde, et võib-olla siis ennekõike Annifridile ja Algisele küsimus, et kas teil on nagu keegi konkreetne inimene või objekti juht, et kes kogu aeg seal objektil on ja jälgib ja valvab siis, et need ehitajad korralikku tööd teeksid või käite te ise seal kogu aeg nagu hoidmas silma peal? Kui minul on uus tiim, siis tegelikult mul on projektijuht ka, kes kõike manageerib siit Tallinnast ja käib koha peal ja kui on uus tiim, siis neid ta peab tegelikult eriti täpselt jälgima, aga kuna ta ise ehitaja ei ole, siis mul on ka üks põhiline ehitaja, keda ma usaldan ja siis ta võtab ka tema kaasa ja käivad kontrollimas.
aga ikkagi juhtuvad olukorrad, kus asjad ei lähe päris nii hästi, nagu oleks võinud minna. Ja selles suhtes, et neid oma ehitajaid ma usaldan, aga kõik me oleme inimesed ja ikka tekib vigu ja vahel ongi lihtsalt nii, et ei märkagi. No meie poole pealt on see ehitusjärelevalve, et kuna veri on paksem kui vesi ja ta on, ta ise ka ehitab seal, aga see on tema ehitusettevõte, et siis Ken meie poole pealt on väga aktiivselt seotud, ta käib objektil ja vaatab, aga ta ei ole ka ehitustaustaga inimene, aga kuna runs in the family, siis meil ei ole sellega nii suurt muret, et me peaks kontrollimas käima. Ja viimane küsimus, et kui te seal korteris nüüd ringi käite, kas te uues korteris, mis te ostnud olete, et te kohe panete selle remondi eelarvega juba paika või ikka kipub kahekordseks minema või kuidas see reaalelu teil on? No selles mõttes, et kui on tüüpprojekt, mida ma olen juba teinud mingi 20 tükki, siis ma ju enam-vähem tean, milline see eelarve on ja oskan nagu arvestada, et mis tööd seal vajavad tegemist, aga selgeltnägija ma ei ole ja vahel ikka tekivad mingisugused kulutused, mida ei oska ette näha, et näiteks kas või selline kulutus, et kui on 5. korrus versus 1. korrus, siis 5. korruse remont on kallim juba seetõttu, et sa pead maksma transpordi eest, mis 5. korrusele maksab näiteks kipsplaatide vedamine ja sellised nagu väiksed asjad, mida võib-olla kohe, mille peale ei tulegi. Vahel olete mõelnud ka, et hoopis ehitusettevõtte investoriks hakata, Mõtlesin. Siim kindlasti tahab, sest tunneks seal samastumist, ma arvan. Ära jama. No nii, suur tänu, Hannifrid, Siim ja Algis, suur aplaus!